mul vanaisa ajas igast soga kogu aeg. Enamus ajast ei saanud aru. Siis ma ei saa aru, mis ta räägib, üritad itsitad, mõtled, et nüüd on see itsitamise koht. Ei, ma räägin tõsiselt. Ja ma ei saanudki lõpuks aru. See ilmselt, eks seda on laspsest saati tehtud ka ja eks ma nagu see piisavalt edev ka vaata. Siis sõpradega on palju lõõbitud. Eks ta on sealt kuidagi niimoodi koorunud. Nüüd ma olen lihtsalt sellele mingi formaadi nagu leidnud, et seda suunata. Et siis ta on nagu õige koha peal. Et ei ole seda, et nojah, et ma kuskil suva kohas, kus ei ole vaja mingit naljajuttu ajada ja on ikka mingi tiba, et siis on hea, et see on tasakaalus mingisuguste Miami videotega või asjadega. Ja sellega ongi see, ma mõtlen, et tihti peale kunagi elasin Tartu Ühikas. Missuguses? Mordoris. Ma ka? Millal sa elasid seal? Ma olen seal isegi 2 korda elanud, kui ma läksin esimest korda õppima matemaatilist statistikat, mis kestis 3 kuud mul täpselt, ja siis teine kord ma läksin õppima eesti keelte ajakirjandust, see oli mitu aastat hiljem. No ütleb, ma õpetasin kooli vist ikka mingi siuke 2017 või? Äkki, ja siis enne me võisime elada küll samal ajal. Okei, aga vabandust, räägi edasi. Ja oota, mis ma nüüd rääkida tahtsingi? Ma elasin seal Ühikas, on ju. Ja no võt täiesti läks meelest ära nüüd mõte. Mis toas elasid siis? Ma elasin seal esimest korda, oli ta vist 4 või 5 kordne või? 4 kordne. 4 kordne, esimest korda ma elasin 4. korrusel. See, kus korrus oli veits lühem kui ülejäänud korrused. Või no oli küll. Seal oli vaata 2 tiiba oli. Üks oli see pikk tiib ja siis üks oli lühike tiib. Ma elasin mõlemad korrad pikemas. Teine kord ma elasin teisel korrusel. Mul oli veel siuke suur sinine uks, mille link oli nii-öelda silmade kõrgusel, hästi kõrgel. Seal alumine oli ära lõhutud ja siis ma joonistasin selle terve ukse ufosid täis. See oli jah, galerii. Jah, oli küll. Aga ütle siis mulle, mis ma nüüd rääkida tahtsingi sellest. Midagi seoses iba ajamisega ja Mordoris elamisega. No äkki tuleb tagasi. Jah, segasin ära. Ma küsin midagi nagu sükest tavalist siis vahepeal, et oota, kui vana sa oled üldse? 29 aastane. 29. Siis me oleme enam-vähem ühe selle ajastu. Mis ma öelda tahtsin on see, et ma kohtusin seal Mordoris ühe koomikuga, stand-up koomikuga siis. Ja või no ilmselt kohtusin mitmega, aga ühte ma mäletan nagu, ja siis ma mäletan ühte mõtet endast, et me lihtsalt seal rõdu peal seisime, jäime õlut ja tegime suitsu või midagi. Ja see kutt nagu no igast asjast proovis välja imeda mingi nalja, vaata. Et nagu mingi täiesti tavalist juttu ajasime seal, ja siis igale asjale nagu ta keeras mingi tohutu vindi peale. Ja lõpuks oli mul nagu nii väsitav oli, ma ei viitsinud vaata, et selle inimesegi saagi nagu tavalist juttu ajada, et noh, ma saan aru, et sa oled nalja vend, on ju. Aga see ongi selle iba ajamisega nagu mingisugune siuke oht minu arust, et on mingid vennad, kelle nagu terve kuradi elu on vaata nali või nagu noh, kuidagi nii üle võlli on asi keeratud, et see ei saagi nagu no see on vist seotud sellega, et sa ikkagi vaata mängid tohutult karakterit, on ju, ja Eestil inimestel on raske aru saada, et kes sa siis nagu tegelikult ise oled, on ju. Et sa ei ole sellele mõelnud või tähele pannud? Olen ikka, eks see, ma arvan, kutsehaigus natuke nendel koomikutel, eriti kui sa käid seal stand-upil, siis on ka see tunne, et see ongi nagu, tähendab open mic'idel, siis ongi nagu, vahest ongi tunne, et kas saadki ainult kas moblas istuda või mingit nagu keevitada välja mingit iba. Ja ma arvan, sellest patust ma nagu puhas ka ei ole. Et mis ongi nüüd nagu noh, et kõige sellele sotsiaalmeedia värgile, nüüd ma hakkasingi stand-upi tegema ja ma arvan, et see on hästi loogiline nagu jätk sellele, et olekski mingi koht, kuhu kanaldada oma seda lolli iba, kus on õige koha peal, on ja saad seal endast välja, et siis ei pea nagu teistel inimestel pinda käima sellega, vaata. Et ma usun, et ma suudan nagu normaalset juttu ka ajada ja kui vaja on enamus ajast ja nii edasi. Aga ma võib-olla võin selle patu natuke omaks võtta küll, et võib minuga ka juhtuda, et jääbki mingisugune lõõpimine. Ja tegelikult mu enda jaoks ka, kui mul tuleb üks tuttav praegu meelde,
siis noh, tal on see nagu nii next level, et see tõesti, noh, sa püüad, vaata, sa küsid, et küsid mingi suvalise asja, vaata, mingisuguse, et aga, et noh, et kuidas siis koolis läheb, siis see ei saa sellele lihtsalt vastust, tuleb mingisugune ja see on, et noh, ala, kui sa, ma ei tea, helistad sõbrale ja ütled, et mis kuradi leiba ma poest võtan ja siis sealt tuleb mingi, et musta, siis tuleb mingi kuradi rassinali või noh, nagu, et lihtsalt me iga kord ei viitsi, vaata, nõus. Et jah. Aga nüüd siis alustasid stand-upi karjääriga, et kuidas see tundub, kuidas nagu laval on iba ajada versus siis mobiiliga lihtsalt? No, ma ei tea, vaata, see on, no tegelikult ma võtsin seda asja, mida ma teen nagu algusest peale stand-upina, nii öelda, vaata. Eesti esu.